Tere! Mina olen vallavanem Erik Sandla ja kavatsen teile anda ülevaate iga kuu vallas toimuvast. Esimese asjana tahan teile välja tuua seda, et nagu teate, siis meie praegu hetkel põhitegevus on keskendunud sõjapõgenike abistamisele. Meil on Merikülas hetkel 32 sõjapõgenikku ja oleme neile loonud kõik mugavused, mida sellistes oludes luua saab. Meil on kogupäevakool, meil on lastehoid, meil on toitlustamine ja oleme ka transpordi neile korraldanud, et nad saaksid käia hommikuti tööl ja vajadusel ka siis oma dokumente korda ajada. Suur tänu kõigile, kes on kaasa löönud Kaitseingli projektis. Tänaseks päevaks on Kaitseingli projekti registreerunuid rohkem, kui meil on võimalik pakkuda põgenike peresid. Aga aitäh teile kõigile selle eest ja loodame, et kui on vaja teie abi, siis anname teile jooksvalt teada. Nagu teate, iskasime ka ukrainlaste auks Merikülas Ukraina lipu, laulsime koos hümni ja nagu ma ütlesin, siis see lipp jääb lehvima sinna seniks, kuni viimane ukrainlane sealt naaseb oma kodumaale. Ühe asjana, millega saate meid aidata, on see, et kui te toimetate meile täiskasvanute jalgrattaid, mida abivajajad vajavad. Ja selleks oleme siis korraldanud vastuvõttu selliselt, et täna 2. mail kogu päeva jooksul ootame vallamaja juurde täiskasvanute jalgrattaid, mis on heas seisukorras. Ja muudest teemadest ka, mis meil vallas toimunud on, et siis koostöös Riigigümnaasiumiga toimus noorte ja siis vanemate vaheline debatt, kus siis väitlusvoorus püüdsid nooremad siis vanematele teatud asju selgeks teha. Loodan, et saime seal abiks olla ja noored said kogemuse võrra rikkamaks. Tabasalus haridus- ja kultuuriosakonna majas teenuste 2 oleme avanud näituse, kus tutvustame 2021 aasta parimaid betoonehitisi. Ja ühe olulise asjana saab välja tuua, et auhinna pälvis ka Tabasalu kool. Liigume üha enam säästlikkuse poole. 19. aprillil toimus vallamajas koosolek, kus kogunesid Harku vallavalitsuse, Rahandusministeeriumi ja Harju omavalitsusliidu esindajad. Ja meile tutvustati, kuidas Hapametsa piirkonnas saab säästlikumalt liigelda ja milliseid transpordivahendeid ja liikumisteid tulevikus võiks paremini kasutada. Aga meil on ka vahepeal lõbusaid sündmusi. 23. aprillil oli meil meeleolukas päev. Toimus traditsiooniline lauluvõistlus Harku vallal laululaps. Eriti rõõmsaks teeb selle asjaolu, et see võistlus sai seekord toimuda ikkagi saalis, nii et me saime näost näkku inimestega kohtuda, mida paaril eelneval aastal teatavatel põhjustel teha ei saanud. Oli väga meeleolukas päev, noortele see meeldis ja parimad saavad esindamisõiguse üle harjumaalisel lauluvõistlusel. Ja veel toredatest asjadest, mis meil ees ootab. 7. mail toimub meil 2 toredat üritust seoses emadepäevaga. Esimesele üritusele olete oodatud kõik kallid vallaelanikud. Ja pealelõunat toimub meil üritus eraldi veel ka vallaeakatele. 14. mail olete oodatud kõik Harku valla perepäevale, kus toimuvad mitmed toredad üritused nii suurtele kui väikestele. Kõikide nende ürituste kohta leiate te täpsemat infot meie sotsiaalmeediast ja Harku valla teistest meediakanalitest. Aga lõpetuseks tahan teile öelda, et nagu näete, siis oli see minu esimene video, mis võib-olla vajab veel natuke kõpitsemist, aga loodan, et järgmisel korral, kui ma selle ülevaate teen teile, siis juba tuleb kõik paremini välja. Nii et olge tublid!